Kiik ja Laine, et me ei tea kumba. Ma arvan, me võtame mõlemad. Ja. Selle paneme lõppu. See ongi kohtumised ja lahkumised. Kohtutakse kiige. Te peaks panema sinna kiige juurde, et see on kohtumised. See on lahkumised. Ja, natuke nagu emotsiooni juurde. Ja just. Ohoo! Millised inimesed? Tere Kaarel, tere Kaarel. Noh, ole hea. Kutsun kiigele. Ja nüüd kiigume? Jah, mis see ja kes teeb suurem hoo, eks ole? Sa oled sadamat nüüd juhtinud peaaegu 10 aastat. Natukene kauem kui mina, mul saab ka järgmine aasta 10 täis. Vaata. Päris pikk aeg, eks ole? Päris pikk aeg. Mis sul silma särama paneb endiselt, et sa viitsid hommikul tööle tulla? Päris mitu asja. No kas või seesama, sõidad siit kruisiterminalist mööda või tervel Vanasadama alal on ikka väga palju juhtunud selle dekaadi jooksul. Et see kõik ju paneb silma särama. Mis sulle siin kõige rohkem meeldib? On see pidev merevaade või peened kohvikud ja söögikohad või hoopis mõni suur laev? No eks ta kõige ilusam vaade on, kui suur laev saabub sadamasse. See on ikkagi ilus vaade ja ta on ka muidugi väga kasulik vaade meile. Ja teiseks inimesed, kes sadamas töötavad. Need on ikkagi sellised kõige emotsionaalsemad ja meeleolukamad asjad, kui sa nii küsid. Kui sa mõtled niimoodi tänasele päevale või isegi vaatad natukene tulevikku, et mis on kõige põnevam asi, mis praegu just teoksil on? Mis praegu võib-olla kõige huvitavam laual on teema sadamate kaughaldusest. See tähendab seda, et sa lähed oma teenusega Eestist välja, et me tootestame tegelikult seda, et kuidas hallata sadamat. See tähendab laevaliiklust kuni sildumise ja opereerimiseni välja Saudi Araabias, Tšiilis või ka Norras. Kas päikeseloojang või päikesetõus sadama kohal? No päikestõus ikka. Kas tormine päev merel või tormine päev juhatuse koosolekule? No ma ütleks siiski tormine päev juhatuse koosolekule. Unistuste reisi sihtkoht? See on nüüd küll üks huvitav küsimus. Võib-olla ma julgeks mainida Leedut. Leedu? Joo. Väga huvitav. Kas kruisilaev, kaubalaev, purjekas, kaater? Kruisilaev, kaubalaev, seda ma ei saa võrrelda. Need on kõik nii olulised kliendid seal taha, et ma loomulikult ütlen ainult kaater. Kuidas praegune majandusolukord Tallinna Sadamat, noh ja muidugi aktsia hinda mõjutab? No ta mõjutas rohkem COVID ajal ja tibakega sõja alul. Nüüd ma ütleksin, et suhteliselt vähe, et on stabiliseerunud ja kuna meil on üsna mitmekülgne ärimudel, et meil on 4 ärivaldkonda, siis nad üksteist seal kompenseerivad ja riskid on hajutatud. Nii et ma ütleks, et praegu on suhteliselt stabiilne, pigem me näeme kergeid positiivseid märke, seda ka siis väljendub kergelt ka aktsia hinnas. Nii et ma ütleks, et praegune mõju on suhteliselt väike. On sul mõni mereteemaline hobi ka? Kogud, ma ei tea, laevamudeleid või käid ise sõitmas või? Jah, no pildistan tuletõrne ja 10-20 aastat käid merel mootorjõul ehk kaatriga ja enne seda surfasin isegi. Nii et merega pistmist päris palju. Mis su kõige parem investeering on olnud? Või on see ees veel? No kõige paremad investeeringud on ikka oma kodud ja peresse. Aga kõige õudsem?
Ütleme, et loodame, et see ei tule. Kui sa saaksid siin oma sadamas dokkida ükskõik millise kuulsa laeva, siis milline laev see oleks? Jah, ma siis sel juhul valiks ajaloolise laeva või isegi 2. Ja sellel on nagu märgiline tähendus, et me tegelikult ju siin ühte Euroopa, et maailma tihedamat liiklust omame Tallinn-Helsingi vahel. Aga see kõik juhtus juba palju varem. Ja siis ma dokiks kõigepealt 30-ndatel sõitnud väga ägeda valge auriku Aegna. Aegna. Väga äge ka eraettevõte juba tollal. Ja siis dokiks veel jälle valge auriku Vironia, mis sõitis Stockholmi. Nii et need liinid olid kõik tollal olemas ja need laevad on imeilusad, klassikalised. Vaadake järgi, valged aurikud.